Nonii, tahab tulla siia üks teema. Kui me jätame kõik universumi või nii-öelda Jumala hooleks, siis kas me tegelikult vastutame oma elu eest? Ei vastuta. On okei vahepeal küsida abi kõrgematelt jõududelt. On okei palvetada Jumala poole. Ma olen neid kõiki asju teinud. Ja aeg-ajalt ka ikkagi teen. Olgu kellel iganes siis mis on, kas on siis universum või teejuht või kõrgem vaim või kaitseingel. Tegelikult ei ole vahet. No meil kõigil on niikuinii kaitseingel ja teejuht ja nii edasi olemas. Aga kui näiteks inimene on pidevalt madal seisus või pidevalt on tal erinevad haigused. Üks tuleb, teine läheb, kolmas tuleb. Või siis pidevalt on selline rahulolematus. Aga ma surun selle rahulolematuse alla ja siis ma pöördun sinna universumi poole või Jumala poole ja hakkan siis nagu tema peale lootma. Et loodan, et ma olen kaitstud ja ma olen hoitud. Me oleme kogu aeg kaitstud ja me oleme hoitud. Aga kui iga kord, kui meil on raske hetk ja me jääme lootma selle peale, et ma olen kaitstud, ma olen hoitud ja küll universum minu eest hoolitseb. Ja niimoodi pidevalt selles mustris siis nii-öelda loodame justkui mingitele välistele jõududele. Siis kas me tegelikult vastutame oma elu eest? Kas me tegelikult ise võtame vastutust oma tunnete eest, oma emotsioonide eest, oma madalseisude eest? Ei võta. Me anname selle vastutuse ära justkui kellelegi kolmandale või neljandale inimesele kuskil teab kus. Kuskil universumis keegi ei teagi isegi, kes seal täpselt on. Et on okei paralleelselt kogu aeg nagu teha taotlusi, et palun näidake mulle parimat võimalikku lahendust sellest hetkest välja. Või et ma palun, et ma olen hoitud ja kaitstud. Palun näidake mulle teed, kust ma saaksin minna edasi, et mul hakkaks kergem. Palun tuua minu teele uusi võimalikkuseid, et ma näeksin veelgi selgemalt, mida mul on tarvis muuta. Palun lahendusi. Sellised taotlused universumisse teele saata igapäevaselt on okei, eriti kui meil on mingi raske periood. Need on väga olulised, sest taotlustel on väga suur mõju ja võim. Ja eriti kui see tuleb meie seest. Ja me paneme sinna taha ka energeetika, sest igal sõnal on jõud ja iga sõna on oma kindla energeetikaga. Ja sellistel taotlustel on hästi oluline mõju. Aga kui me nüüd ei tee selliseid taotlusi ja lihtsalt nii-öelda vaatame taevasse või siis mediteerime vaikuses ja kordame endale kas siis iga päev või siis üpriski tihti selliseid lauseid, et ma olen hoitud, ma olen kaitstud, ma olen valgus, ma olen armastus. Ja me tegelikult ei võta seal juures vastutust oma elu eest, ei vaata enda sisse, oma mustrite sisse, kust ma olen tulnud, miks ma täna nii tunnen, millega need on seotud ja kuidas ma päriselt saaksin lahendada, et ma ei peaks iga päev korrutama endale maandavaid mantraid. Ja mitte jääma nendesse maandavatesse mantratesse kinni. Maandavad mantrad siis, et ongi, et ma olen kaitstud, ma olen hoitud, minuga on kõik hästi. Kui tegelikult meil on võib-olla sees podiseb 10 erinevat teemat, me oleme rahulolematud. Meil on nutt kurgus ja siis me lihtsalt
ütleme neid mantraid, aga seejuures me tegelikult ei vaata enda sisse, me keeldume vaatamast enda sisse. Siis kas me tegelikult võtame vastutust oma elu eest? Ei võta. Mantratel on oluline koht ka, taotlustel on oluline koht, aga ainult seejuures, kui me ka seal kõrval tegutseme ja päriselt tahame näha, et miks me oleme sellises olukorras. Kuidas mina selle olukorra endale lõin? Mida ma peaksin endas muutma? Kuidas ma saaksin ise kaasa aidata sellele, et kõik hakkaks lahenema kerguses? Mida ma peaksin selleks päriselt tegema? Vot. Tänaseks ongi kõik, see teema tahtis tulla siia purki. Võid kaasa kõlada, mis tundeid see sinust tekitas. Kas sa oled läinud mõne äärmusega kaasa või oled sa mõnes äärmuses kinni? Vot nii. Imeilusat päeva sulle ja mõtisklemist nendel teemadel.